äkki ei pea. Tere päevast, lugupeetud kooliõpilased ja kooliõpetajad! Õnnitlen siit küberväejuhatuse territooriumilt teid kõiki läheneva Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Ja mul on suur au jagada teiega oma mõtteid meie Eesti Vabariigist ja Eesti riigikaitsest. Kui ma räägin Eesti Vabariigist, ma pean minema tagasi aastasse umbes 1981, kui mina läksin kooli, esimesse klassi. Umbes samal ajal sain mina teada, et meil on kunagi olnud Eesti oma riik. Sel ajal oli Nõukogude Liit ja meie olime okupeeritud. Ma ei tea täpselt, kes mulle sellest rääkis. Kas see oli minu ema, isa, minu mõni vanaisa või vanaema. Aga üsna klassides ma teadsin juba, et meil on olnud riik enda oma, mille eest minu mõlemad vanaisad on võidelnud, mida mõlemad minu vanaemad igatsesid taga ja mida igatsesid taga ka minu vanemad. Nii et ma arvan, umbes 3. klassis oli minul ka unistus oma riigist. Järgmine tähtsam hetk on võib-olla aasta 88, kui ikka veel oli Nõukogude Liit ja me olime ikka veel tegelikult okupeeritud. Ja Tallinnas korraldati selleaegselt ebaseaduslik üritus Eesti Vabariigi aastapäevaks Tammsaare pargis. Ka mina läksin sinna. Ma ei näinud seal küll sinimustvalgeid lippe, aga seal räägiti Eesti riigist. Ja järgmisel hommikul, kuna ma hilinesin kooli, Järvakanti on Tallinnast ikkagi 80 kilomeetrit, siis helistati mu emale ja küsiti, kus poiss on. Tavaliselt ei oleks keegi selle vastu huvi tundnud. Seekord vist oli keegi mind Tallinnas näinud. Ema ütles, et poiss läks vanaemale rohtusid viima ja sinna paika see lugu jäi. Midagi erilist ei juhtunud. Õigemini järgmisel aastal oli Hermanni tornis juba sinimustvalge lipp ja 3 aasta pärast oli meil oma riik. Seesama oma riik, mis meil on täna. Ja ma arvan, et see riik on päris hea. Ja riigis on demokraatia, mis on hästi tähtis. Meile võivad meeldida või mitte meeldida poliitikute, valitsusliikmete, parlamendiliikmete mõned otsused või arvamused. Aga see ongi demokraatia. Enamus otsustab. Meil täna maailma mõttes ei ole korruptsiooni. Kui on kaabakaid ja vargaid, siis need saadakse kätte. Ja täna on meil ikkagi nii, et inimese edukus sõltub tema nutikusest ja peale hakkamisest, mitte vanemate rahakoti paksusest. Meil on täna rikas kultuur oma laulupidude, meie oma keele rääkimise võimalusega ja siin on võimalus ka teistel rahvustel oma kultuuri viljeleda. Minu meelest on meil väga normaalne riik. Paraku seda riiki tuleb kaitsta ja seda vabadust. Ja selle jaoks on olemas kaitsevägi. Täna ei ole meil küll vahetut ohtu. Terrorism on kauge, selle mõjud on meile kaudsed ja tegelikult küll ebausaldusväärne idanaaber ei ole ka täna vahetu oht, aga see ei pruugi nii jääda. Ja kui meil peaks olema vaja meie riiki kaitsta aasta, 5 või 10 pärast, siis ei saa seda nullist luua. See peab täna olema ja seda tuleb pidevalt üleval hoida. Eesti riigis on otsustatud, et meie vägi koosneb peamiselt reservväelastest.
reservväelased valmistatakse ette kodanikest ehk siis läbi ajateenistuse. Minu arvates on see õige otsus. Väga paljud riigid maailmas on sellest loobunud ja tegelikult täna nutavad seda kõike taga. Sest et ühiskond on väga kaudselt seotud riigikaitsega, aga riigi kui väärtusega üleüldse. Meie ajateenistus ei ole meheks saamise koht. See ei ole tegelikult ka mitte traditsioon, kus isade kombel tuleb ka see asi ära teha. See on kodaniku õpe riigikaitsjaks. Seal õpetatakse reservväelaseid reservüksustesse ja paljudel kodanikel on see elukestva õppe algus kuni 60. eluaastani. Minu meelest on see väga tähtis ja see on väga väärtuslik. Ma julgustan teid kõiki osalema ajateenistuses. Ajateenistuse kohta on palju legende, on positiivseid ja negatiivseid arvamusi. Ma julgen öelda, et see läheb meil iga aastaga aina paremaks, aina tõhusamaks, aina mõistlikumaks ja inimlikumaks ka. Ja see on võib-olla kõige parem võimalus riigi kodanikul osaleda riigikaitses või riigi ehitamises üldse. Need, kes ei saa mingil põhjusel ajateenistuses osaleda, on see siis tervis või põhjus, et naistele täna ei ole see kohustuslik, nendel on palju teisi võimalusi. Kaitseliit on võib-olla kõige tuntum koos oma naiskodukaitsega, aga muu vabatahtlik tegevus on täpselt samamoodi võimalus osaleda oma riigi ülesehituses, sealhulgas riigikaitses. Ja tegelikult korra järgimine, seaduste järgimine, maksude maksmine, valimistel käimine ja isegi oma pere kasvatamine on ka riigi ehitus ja riigikaitse. Kõik äärmiselt tähtsad. Õnneks ei ole me täna ka üksinda. Meil on olemas liitlased. Tihti küsitakse, kui kiiresti liitlased jõuavad siia meile appi. Siis siin tuleb teha mõningad korrektuurid selles arusaamas. Seda sama küsiti minu käest ka 2007. aastal ajateenijate poolt, kui kiiresti tulevad liitlased. Ja minu vastus on see, et kui olukord muutub hullemaks, siis tulevad nad kohale ja loodetavasti on neid piisavalt palju enne sõda, et sõda ära hoida. Niimoodi juhtus pärast 2008. aastat, kui oli sõda Gruusias, mis oli meile ohumärk. Nii juhtus pärast 2014. aastat, kui Ukraina oli meie jaoks ohumärk. Täna on meil siin terve pataljon britte, prantslasi või taanlasi, kes on valmis meie riigi ees sõdima meie 1. brigaadi koosseisus. Meil on siin ka õhuturve, meil on siin eriüksuslased ja meil on veel palju muid liitlaste üksuseid, mis kõik on meie kaitseks. Küsimusele, kas me suudame ja kas me jõuame piisavalt kiiresti, siis ma arvan, et suudame küll. Täna me oleme piisavalt kiired ja piisavalt valusad, et iga agressor peaks järgi mõtlema, enne kui ta üle meie riigipiiri tuleb, mis hinda ta peab maksma. Sest olgu ükskõik kui suur see vastaste riik, ka nemad ei taha kaotada tuhandeid oma riigi kodanikke lihtsalt sellepärast, et ühte riiki okupeerida või panna seal maksma oma kord. Minu käest on küsitud ka üsna palju küsimusi, mõnele ma olen juba vastanud, aga võib-olla paar asja veel. Esiteks, miks Eesti väeosad paiknevad seal, kus nad paiknevad. Peamiselt oleme otsinud ikkagi kohad, kus on kõige parem väljaõpet läbi viia. Tänastel väeosade paiknemistel ei ole seost sõjaga või mingisuguse kriisiga ega mingi muu poliitikaga. Peamiselt seepärast, et seal on kõige parem väljaõpet läbi viia. Minu käest on küsitud, milline oleks minu unistuste tööpäev. See oleks selline, et kui ma hommikul tulen oma plaanidega ja õhtuks on need kõik teostatud. Parim hetk ajaloos sõjalises sündmuses, kus ma tahaksin osaleda. Ma arvan, et vabadussõda oli hullult vinge värk ja ma tahaksin seal võitjate poolel olla. Ma oleksin nõus olema ka metsavend, aga kõige rohkem meeldib mul ikkagi tänane päev. Täna töötada riigikaitses on vast kõige parem koht. Naiste ajateenistus minu arvates ei peaks olema kohustuslik, aga ma kutsun kõiki tütarlapsi, naisterahvaid, kes tahavad osaleda ajateenistuses ja riigikaitses, tulema ajateenistusse. Küsitud on ka,
kas meil ei peaks olema tsentraalne juhtimine ja võiks olla detsentraalne? Ma arvan, et küsija päris täpselt ei tea, milline juhtimine meil on. Selleks, et sõja ajal olla detsentraalne, peame me rahu ajal asju koos kokku leppima, kuidas me siis tegutsema hakkame. Ehk siis olema tsentraalsed. Milline on parim aitäh mulle? See, kui reservväelased ja ajateenijad õnnestuvad oma õppustel. Isegi mitte siis, kui nad on väga rahul, vaid see, kui nad õppustel õnnestuvad, siis ma tunnen ennast hästi. Kas meedia mõjutab? Meedia mõjutab peamiselt sellega, et meedia väljendab seda, kuidas ühiskond saab aru kaitseväest. Ja kui meedia kirjeldab tõtt, siis on kõik hästi. Olgu see siis negatiivne või positiivne kaitseväe kohta, siis ta mõjutab mind sel moel, et ma pean need asju kas parandama või alal hoidma. Ja ma arvan, veel isiklikud küsimused, kas ma olen tanki juhtinud? Tanki ei ole, aga erinevaid soomukid olen juhtinud küll ja nendest ka tulistanud. Kas ma sõjas olen käinud? 2006. aastal ma teenisin Iraagis. Mida ma peaksin tegema, et noored tulevikus ikkagi panustaksid riigikaitsesse? Korraldama võimalikult mõistlikult ajateenistust ja reservteenistust. Sellega ma lõpetan küsimustele vastamise. Ma soovin teile kõigile head vabariigi aastapäeva ja soovitan teil kõigil uurida järgi, mida on teinud teie esivanemad 100 aastat tagasi. Ma arvan, ka see annab teile mõtlemisainet, mis asi on Eesti riik. Ja lõpetuseks tahan ma öelda maha mõned nimed, kes peaksid tulema minuga Eesti Vabariigi aastapäeva üritustele alates lipu heiskamisest Hermanni torni. Nendeks on Annika Köller, Sirgulinna kooli 6. klassist ja Marko Martin Rapla gümnaasiumi 11. klassist. Kohtumiseni esmaspäeva hommikul.